Ta keerab, et siili vältida ja sõidab veoautole otsa. 20 ida suunas, pole veel ühtegi liigutatud, ma proovisin 3 korda. All good, Fisher. Nad annavad Ford Escape'ile vilkuritega peatumismärguande ja juht paneb suunatule ning liigub paremasse ritta. Lähenevad 20 ida suunas, olge valmis, vaatame, mida ta teeb. Praegu ei ole neil kindel, kas ta peatub, võtab järgmise mahasõidu või lihtsalt põgeneb. Me liigume endiselt, jätkame jänitamist 20 ida suunas. Selle asemel, et mahasõitu kasutada, lähed ta tagasi maanteele. 50.05, 1201, sain aru. Milline on liiklusolukord? Liiklus on praegu keskmise kiirusega 71.16 meie boksi keskel. Hästi. Pole hea, ikka 20 ida suunas. Kiirused on üle 90. Keskmine liiklus. Nad tegid juhile pit-manöövri. Pit. Ta teeb 180-kraadise pöörde ja saab auto kohe täielikult kontrolli alla. Talle tehakse jälle pit-manöövri. Tee ära, Chaz, ma sain aru, tee ära. Seekord teeb ta 360-kraadise pöörde. Ja saab auto kontrolli alla. Kaasreisija uks paiskub lahti, kuid selle asemel, et jalgsi põgeneda, nad annavad end kiiresti alla. Kaasreisija väljub autost. Järel väljub ka juht. Tulge nüüd! Ma tahan, et te kõik läheksite sinna. Tulge! Minge teisele poole! Juhi püksid hakkavad alla vajuma. Just sinna! Pööra ringi! Paljastades sees peidetud püstoli. Võta see relv ja liigu kõrvale! Kokku eemaldatakse autost lõpuks 5 kahtlusalust. Meil oli meeskonna töö, rohkem sõidukeid pole, kokkupõrked vigastusi pole, teen 2 pit-manöövrit. Ikka parksaidi teata. Ma proovin Queen 01 peal. Mis toimub? Must Dodge Magnum. Luutse. Kolmes. Ta paneb minema. Ta liigub põhja suunas Parkside'i tänaval. Põhja suunas Parkside'i tänaval. Põhja suunas Parkside'i tänaval. Parkside'i kiirendab, siin on auto suletud. Olgu, nüüd oleme Bancrofti juures. Paista Nagu ta kavatseb. liikuda ida suunas. Peel. See, Richmond. Hästi. Lõuna suunas Richmond. Grant. Oleme Grantist läbi. Richmondil lõuna suunas läbi. Grant. Hästi. Läbi Woodroffi. Oleme lõuna suunal Richmondil. Fabanda, Grant. Clarendonil ida suunas. Läbi Mount Vernoni. Hästi. Paremale. Ikka läbi Clarendoni. Mount Vernon. Olgu, reisija kavatseb siin Potomatsi juures välja hüpata. Jaa. Mustanahaline mees. Mustast eesärgis mees põgenes kõrvalistmelt. Tal on must kapuuts peas. Auto liigub põhja suunas Shenandoah tänaval. Põhja suunas Shenandoah tänaval mustanahaline mees, must särk. Woodroffi üleosa. 10. 114 oli peatuse põhjuseks. Olgu, ta tegi avarii. Foster. Woodruff. Ja Upton. Ta tuleb siia näita mulle maha. Oota. Oota. Hoia käed üleval. Tõsta käed üles. Ära liigu, hoia käed üleval. Mul on käed üleval. Hästi, autod on kontrollitud. Sain ta kätte, hästi. Saite kätte, ära liigu, mu auto ei peatu. Võta see tüüp relva alla. Relv minu peale. Hei, hakka välja ronima. Sa hakkad üles ronima. Otse peale. Ma lasen sul peale jääda.
olgu, kas saad meile kiirabi kutsuda? Ta tegi siin avarii. mis? mis see nimi on? Thomas Mess. Sul on see raske kuriteo vahistamismäärus ikka veel, eks? Ei, ta pani plehku. Mis seal määrusel kirjas on? Sa ei ilmunud kohale ühele neist, selle kokaiiniga, mis sul oli. Paistab, et sa kõnnid nüüd täiesti normaalselt. Ei. Ära võta sõidukid maha, siin on liiga ere. Ma ei võta, mis iganes. Me üritasime teha liikluskontrolli. Ja niipea, kui me autost välja astusime, pani ta plagama, viies meid üsna korralikule jälitusele. Kahjuks sõitis ta siin sellele süütule inimesele otsa. Me veendume, et temaga on kõik korras. Kutsume talle siia meditsiiniabi. Kahtlusalune, kes meid jälitusele viis, kontrolliti siin kohapeal arstide poolt üle. Viime ta Toledo hospitali, et ta saaks enne vanglasse viimist arstlikult üle vaadatud. Teda ootab süüdistus käsu eiramises. 3. astme kuritegu. Leidsime autost ka esimese või teise nimekirja ainetableti, nii et talle esitatakse süüdistus narkootikumide, esimese või teise kategooria tablettide omamises ning ta saab ka mõned liiklustrahvid. See juhtum on pärit minu kodukandist, Veneta linnast Oklahomas, mis asub kohe Tulsast väljaspool. 156. See hakkas just liikuma kiirusega 40 miili tunnis. Juhi poolt pole mingit tegelikku reaktsiooni. Oklahoma maanteepatrulli leitnant reageerib mitmele teatele juhist, kes on selle Kia rooli taga kokku vajunud. Ta sõidab autoga kõrvuti, et paremini näha. See inimene kas magab sügavalt või on teadvuseta. Mida ma nüüd sellega peale hakkan? 156 Tulsa. Ma arvan, et see on sõiduraja abisüsteem. Võib-olla hoiab ta lihtsalt autot oma sõidurajas. Leitnant läheneb uuesti ja püüab juhi tähelepanu saada. Aga vastust ei tule. Politseinik jõuab veel kord Kia kõrvale. Ta ei teeskle. Jah, ta on täiesti istmel külili. Ei reageeri üldse. Isegi minu sireeni, tulede ja kõige peale. See on ilmselgelt väga ohtlik olukord. Nii et leitnant otsustab, et kõige ohutum on Kiale pittmanööver teha. Olgu, kui me sellest olukorrast mööda saame, siis ma lihtsalt panen ta kraavi. Ma ei näe ühtegi teist võimalust teda peatada. Nüüd tuleb lihtsalt leida ohutu maanteelõik, kus pittmanöövrit teha. Seal on liiga palju piirdeid. Seal on tuled. Unustasin need ära. Mõtle korraks, mul leidnud parima koha selle tegemiseks. Leitnant ootab, kuni nad on sellest puhkeala viaduktist möödas, siis liigub ta pittmanöövrit tegema. TVI ja ta on ärganud. 156 on korral, TVI 1220. Patrullpolitseinik väljub oma autost ja kontrollib juhti, kes on nüüd täiesti ärkvel. Ta magas. Ja ilmselt on juhiga kõik korras. Ei, ta magas sõna otseses mõttes. Kuidas ta nii kaugele jõudis? Mu naisel on Kia. Neil on ka sõiduraja hoidmise abisüsteem, mis hoiab sind rajal. Kui auto jõuab joonele, keerab ta tagasi keskele. Kui jõuab teisele joonele, keerab jälle tagasi keskele. Ei lõhkunud ma autot ära. Sõit polnud just kõige sujuvam. Pead ta ka ära ei löönud. Ta käed polnud roolil. Ta oli terve aeg niimoodi ja see ei mõjutanud teda üldse. Juhile anti trahviteade tähelepanematu juhtimise eest. Selgus, et ta oli töötanud peaaegu 20 tundi järjest, mis seletab, kuidas ta magama jäi. Aga see ei selgita ikkagi, kuidas ta suutis nii kaua edasi sõita ilma püsikiiruse hoideta. Nad ei arva, et tal oli püsikiiruse hoide peal. Tegelikult arvatakse, et ta jalg lihtsalt puhkas gaasipedaalil. See oli umbes 16 kilomeetrit. Tähelepanematu juhtimine oligi tähelepanematu juhtimine. Jah. Nad lasid tema naisel, ma arvan, talle järele tulla. Ja ma tahan veel ühte asja Oklahomast välja tuua. See viadukt seal on maailmas suurim McDonald's, millest ta tegelikult läbi sõitis. See on McDonald's, mis asub kiirtee mõlemal poolel. Kas sa ei töötanud seal, eks? Sa töötasid Taco Bellis? Ma olin Taco Belli mees. Ma olin Burrito Supreme'i mees. Tänan, õige. Õige. Lihtsalt kontrollin. Kohe Toobade põhja pool.
On peaaegu 4 hommikul ja Hazeni, Arkansase politsei sai just teada, et nende poole liigub varastatud 2012 aasta Hyundai Sonata. Ja seal ta läheb. See on põhikanalil. See hääl, mida kuulete, on Hazeni politseinik Dylan Cook. Juht möödub rekast paremalt ja kaob siis ära. Hei! Ma lähen Tarveti linnas. Siin pole seda näha, aga ta sõidab nüüd kraavis otse tema kõrval. See on vana auto. Sõidame läände 70. maanteel. Ja siis, just niimoodi, on varastatud auto jälle teel. Kui ta annab talle kohe, siis lase edasi ja möödu. Helista kõigile neile. Olgu! Sõidame läände, oleme 70. maanteel ja Polo Hotto maakonna juures. Ta sõidab nüüd mõlemas reas edasi-tagasi, tehes kõik, et mitte lasta ohvitser Cookil enda kõrvale jõuda. Natuke lähemale. Vastavus 649, kiirus 140, liigub just 137-ga. Kuulsid õigesti, ta sõidab nüüd 140 miili tunnis. Olgu, läheme sinna, kirjutame talle trahvi ja lõpetame selle ära. Ohvitser Cookil on nüüd luba jälitamine lõpetada, kuid selle kiirusel on seda lihtsam öelda kui teha. 10-1, meil on vaja ogaraudu. Kiirus on umbes 144. Ta üritab nüüd temaga kõrguti saada, kuid juht liigub teise sõiduritta. Ja ta püsib paepoolses reas. Ma lähen vasakule, eks? See on ohvitser Colton Felts, kes on nüüd otse tema taga. Vaata, ta hakkab kõrvale pöörama. Ohvitser Felts läheneb pittmanöövriks. Jätka! Jätka! Peatu võidu hammustab kohe sind. Peatu, muidu sa koera käest hammustada. Hammustada, vabanda. Vabanda, ma kardan, kedagi teist pole. See on minu tüdruk ja mul on nii kahju. Ma ei mõelnud seda nii, mul pole midagi. Jälgi teda, Bosko. Jälgi teda, Bosko. Bosko jälgib, aga tundub, et ei juht ega kaassõitja ei kavatsegi põgeneda. Hei! Nii et meil on ta kontrolli all ja veik muu. Vabanda, mees, ma ei tahtnud teile seda teha. Hea töö. Saka ootad. Sain taha väikese kriimu. See on korras. Noh, reisija lasti vabaks. Mis puudutab juhti, 26-aastast Darian Davist, siis tema vastu on nüüd esitatud süüdistused, sealhulgas kuriteona käsitletav põgenemine, raskendatud kalaletung ja mootorsõiduki vargus. Üritan jälitamisele järele jõuda. Politseinikud üritasid lõunas varustuse rikkumiste tõttu ühele isikule liikluspeatust teha. Läheneme mobiilse rütsusele, see saab palka, ta ei näe liiklust. Nad andsid teada, et isikul on 2 vahistamismäärust. Meeskond minge Andersoni maakonda. Kuritegude eest, trahvid ja kohtusse ilmumata jätmine. Nad soovitasid tal koer välja tuua. Proovin liitu patrullautole saada. Pane ta patrullile. Just sinna. Ta on. Talle antakse juhiseid. Andersoni maakond on nüüd jälitamise eesotsas. Nad üritavad teid aedlustada. Nad ütlesid, et neil ei ole võimalik siilidega aidata, kuna nii palju üksusi on kaasatud. Me kihutame mööda rada, nad keeravad sisse. Lisaks skaneerime tagaosa. Räägime teiega varsti, kuid ma annan teile teada.
kiirustage, minge sisse ja lihtsalt lõkke. Mis iganes. Poisid, jälgige koera. Sa pead olema. Oled seal turvaliselt? Oled seal turvaliselt? See on üleval. Gaasi jaoks. Viska välja. Ei, see on koer, jälgi koera. Tuleb välja teiselt poolt. Viskada välja, mine nende kallale, tõuse püsti, kao seal minema, kuradi värdjas, tõuse püsti. Tõuse püsti. Anna käed siia, pane käed selja taha. Pane käed selja taha, okei. Shiu. Tooda tagasi. 2 auto. Poisid, okei, sain ta kätte, ta on vahi all. Selge, ma üks käes. Vahi all, sul on natuke raha. Main selja. Vaata oma jala ette. See mees ei tee koostööd. Sa pole veel koostööd teinud. Ma teen koostööd, teen nüüd, vabandan. Ole minuga veidi leebem. Meil oli jälitus, mis algas linnast. Sõitsime mööda 75. maanteed naaberkrahvkonda. Üks meie patrullidest suutis edukalt sõidukile pittmanööver teha, mille tulemusel see paiskus üle katuse. Nii et tundub, et meil on paar süstalt, mida kasutatakse narkootikumide süstimiseks. Ja meil on ka kott sellest, millest Lups rääkis. Tundub, et see on metamfetamiin. See oli, ma usun, tema juures. Juht toodi väiksemate vigastustega autost väl ja on nüüd vahi all. Me lisasime talle täiendavaid süüdistusi, nagu politsei eest põgenemine ja muud sarnased asjad. See saab olema kuldne BMW. Numbrimärke pole. Tundub, et ta märkas sõidukit, mis tegi maantee keskel ringe, vähemalt jutu järgi. Kuldne BMW ilma numbrimärkideta. Sõid 308, mis toimub? Ma sõitsin suurel kiirusel, nii et tal läks veidi aeg, et mind kätte saada. Ta põgeneb, ta liigub lõuna suunas. Jah, hästi. Tundub, et meil tuleb tagaajamine. Me liigume taas ida suunal 14 teel, nii kiiresti kui võimalik. 36, ma olen peaaegu W-ni jõudmas. Me peatusime 610 juures. Ta hakkab jälle liikuma. Nii et selle sõiduki juht on suure tõenäosusega joobes. Ta peatub ja siis hakkab jälle liikuma. Ta peab olema joobes. Olgu! Seal nad! TVI. Noh, Curtis, oled valmis selle pahategija kinni nabima? Poisid, võtke ta kinni. See on lihtsalt okei. See on lihtsalt okei. Poisid, võtke ta kinni. Jaa, see on haige. Kurt! See on Heige, see on. Tule kohe autost välja. Tule autost välja. Tõsta kohe käed üles. Vabanda. Käed üles. Näoga vastu maad. Käed seljala. Ei, auto pole parkimisasendis. Ma üritan seda sinu jaoks kinni hoida. Mul on see kontrolli all. Tee auto lahti. Tule välja. Tagapingi kõrval istuja. Hoia käed üleval. Rõõma jättapuule. Sain su kätte. Poisid! Meil on 3 kahtlusalust kinni peetud. Juht on selgelt arreteeritud. Nad näevad üsna noored välja. Ma ei tea täpselt, mille pärast nad põgenevad. Ta ei tahtnud autost välja tulla ja ta tõmmati autost välja. Hästi, tubli poiss. Ma andsin talle alguses kerge müksu. Kas ta juba oli? Ta üritas mind blokeerida. Ja kas ta üritas ümber pöörata? Ei!
ei, ma lihtsalt keerutasin ta ringi. Jah, ma lihtsalt... Ta üritas mind takistada. Ta muudkui proovis mind blokeerida. Ja siis ma mõtlesin, et olgu, kui sa mind blokeerid, siis ma andsin talle väikese sõbraliku tõuke. Ja siis ta kaotas kontrolli. Ma nägin ta näost, et ta ei suutnud uskuda, et ma just seda tegi. Täielik idioot, mees. See on nagu terve pakk keerujuustu, 12 tükki. Üllatus. Ma arvan, et meditsiinitöötajad tulevad kontrollima meesjuhti. Tundub, et ta lõi pead, kui ta sõidukist välja juhatati. Ei, see on täiesti kadunud. Hästi, mees. Mis su nimi on? Raviin. Sa pead kõvemini rääkima või nii? Raviin. Raviin? Jah. R-I-G-U-V-I-N. Raviin. Kas see on sinu eesnimi? Jaa. Juht, ta viiakse täna öösel Kristeni maakonna vanglasse joobes juhtimise, raskendatud vastupanu ja mitmete teiste süüdistuste eest. Naissoost kaasreisija viidi tagasi oma vanemate koju ja meessoost kaasreisija arreteeriti alaealisena valdamise eest. Loodetavasti võtavad nad sellest õppust. Esiteks, ärge põgenege, eriti meie maakonnas. Ja teiseks, ärge juhtige autot joobnuna. See ei lõpe teie jaoks hästi. Eriti kui sa jood Twisted Tea'd. Ta põgeneb, ta sõidab tagasi jaama. Sul on varastatud sõiduk. Riverdale'i politsei jälitab varastatud sõidukit musta kapotiga 2025 aasta hõbedane Hyundai Sonata. Ma arvan, et nad jälitavad seda ZD-l. Me proovime neile järele jõuda. Kus te asute? See on olnud tõeline. Ma pean kontrollima. Me ei tee sinuga nalja. Nelios, lase mul sinust mööda minna. Riverdale'i üksusesse. Lase mul teist mööda minna. See on teisel pool jõge, teises otsas. Lase mul teist mööda minna. Mine positiivse poole peale, ma üritan neist ette jõuda. Ma juhin jälitust. Me liigume ida suunas Seymouri tänaval. Olgu pöörake Shangri peale. Away. Kiirused on umbes 80. Tingimused. Kerge liiklus, autos viibijad on praegu teadmata. Paistab, et tuleme tagasi Besti juurde. Linn. Meadow otse parimal puul. Ära tööristu sinna pane. Ta lihtsalt sõitis mu sõidukile otsa ooterežiimilt. Igatahes need on up. Tabamis? Paus. Tere, mina olen Mitch. Tal Kano. Lase bounce'ist lahti. Bounce. Käed selja taha. Loilch. Nüüd lähed selle eest vangi, Microsoft. Ole vaid. Mul on üks kinni peetud. Clear, üks kinni peetud 23 CC 2350, 2350. See polegi nii hull, kui ma arvasin. Kuule, kas ma võin sinult midagi küsida? Muidugi! Kes see oli mu selja taga mees? Kes niimoodi mulle otsa jooksis? Ta ei jooksnud sulle otsa. Ta kasutas täpset immobiliseerimistehnikat. Seda nimetatakse piktmanöövriks. Ta lõi sind meelega.
enne, ja. Ta võttis su rajak maha, ta üritas sõiduki peatada. ta viis selle teelt ära. Sa pead mu tapma, mees. Kuidas tundus, kui sa kaotasid juhitavuse? Nad rikkusid su plaani. Sa juhtisid selle õigesse suunda, sest sa ei sõitnud ühegi nende inimese autole otsa. Just seda ma püüdsingi vältida. Ma proovisin kõrvale tõmmata ja õige koha leida. Sa ei proovinud kõrvale tõmmata. Ära nüüd nii ütle. Tule nüüd. Me lähtume aususest. Sul oli 7 politseinikku taga. Sa ei proovinud peatuda. Ausalt öeldes, ma ei teadnud, kui palju neid mu taga oli. Ma lihtsalt nägin siniseid tulesid ja proovisin peatuda. Siis äkki, pauh, mees. Ma sattusin paanikasse. Okei. See on aus. Sellega ma saan hakkama. See mees seisab silmitsi mitmete süüdistustega, sealhulgas kuriteona käsitatav politsei eest põgenemine ja kõrvalehoidmine, hoolimatu juhtimine, terve rida liiklusrikkumisi, sealhulgas liiklusmärgi eiramise eest, kuna ta sõitis nendes piirkondades stoppmärkidest läbi, samuti raskendatud kallaletung õiguskaitseametniku vastu. Selle jälitamise ajal rammis ta tegelikult minu autot ja üritas mind teelt välja lükata. Ta on süüdi mõistetud kurjategija. Me leidsime sõidukist ka tulirelva. Seega lisatakse talle süüdistus ka selles, et süüdi mõistetud kurjategijana omas ta tulirelva. Samuti tulirelva omamises kuriteo toimepanemise ajal. Yours 367, peakorter. Me liigume lõuna suunas Santa Fe'l. Morey politseiosakonna ametnik üritab peatada seda 2000 aasta Lincoln LS-i tehnonõuete rikkumise tõttu. Ma annan sulle teada, kui nad lõpuks otsustavad peatuda. Album. Ja, see on Blink-182, mis tema autoraadiost mängib. Punkt 2, Georg 367, kas sõiduk on peatunud? Veel mitte, härra. Ma annan sellele natuke rohkem aega. Politseinik sõidab lähemale, et juhile paremini otsa vaadata ja võib-olla aru saada, miks ta ei peatu. Kui äkki juht viskab midagi aknast välja. Paistab, et nad viskasid just midagi kõrvalistuja aknast välja. Juht keeldub endiselt peatuma. George 367, peakorter. Mul on Queen King Sam 95. Sõidame endiselt lõuna suunas, läheneme 34. tänavale. Ja siis viskab ta veel asju aknast välja. Ja ma ütlen kohe ära, et olen jälitamas, me liigume lääne suunas. Mis on rikkumine? Seal on varustuse rikkumine, aga nad on hakanud asju autosse viskama ära. Ma ei ole kindel, kas see on keelatud kraam või mitte. Juht sõidab teel kõikudes ja võib-olla joobes. Jorge 367 peakorter. Ma märgin selle võimaliku joobes juhtimisena. Nad olid peaaegu teelt välja sõitnud. Mina olen Claire Stowe. Liigun läände mööda 164. tänavat. Politseinik valmistub pit-manöövriks. Jaak 367 peakorter. Käisin TBI-s, ei vedanud. Aitäh. Ta läheb teiseks pit-manöövriks. TBI, me liigume Westerni ja 164 tänava juurde. Üks mees sees. Politseinik väljub autost ja hoiab nüüd juhti relva sihikul. Käed üles. Just nii, juht kivutab minema. Olgu, ta liigub nüüd lõuna suunas Westerni tänaval alates 164. Politseinik jõuab talle kiiresti järele. Jorge 367 me oleme. Sisenemas Indian Hillsi. Kui saaksid Normanile teada anda, palun. Ta läheb peale, et teha 3. pit-manööver. Ja napilt mööda. See TBI ei olnud tõhus. Kiirused on umbes 130 kilomeetrit tunnis. Ovitser läheneb 4. pit-manöövriks. Ja juht pääseb taas minema. Oleme valmis olekus. Liigume nüüd läände Komsa poole 60. tänavat. Ta läheb uuesti peale. CC, ta on kraavis. Ja tundub, et 5. korral see õnnestub. Ma olen kraavis.
juht hüppab välja ja põgeneb. Ma näen teda põllu peal jooksmas põhja suunas. Valge mees, must jope, sinised teksad. Nad on nüüd jalgsi jälitanud. Me jookseme põhja suunas. Läbi selle avatud välja. Ta haaras jope, jookseb endiselt põhja suunas. Kahtlussaluune viskab nüüd oma riideid maha. Võib-olla üritab olla natuke aerodünaamilisem. Hitu. Ta hakkab märgatavalt aeglustama. Peatu, näita kohe käsi. Ja siis kukub ta maha ning alistub. Sa idioot, mida sa teed? Jorge 300, 67, peakorter. Mul on üks relva ähvardusel. Selge, üks relva ähvardusel, 2023. Tundub, et abijõud saabusid. Oota. Teeme veel ühe. Ära liigu. Ma ei liigu. Olgu, ma lähen, jään relvaga katma. Ära liigu. Jah, mina oleksin ka. Olgu. Nad panid kahtlusalusele käerauad. Ta on vahi all. Ja aeglaselt. Tee seda väga aeglaselt. Nad viivad ta tagasi auto juurde. Kas sinuga on kõik korras, Derek? Kas sulle meeldib Blink 182? Seda me hakkamegi kuulama. Derek Boss seisab nüüd silmitsi süüdistustega, sealhulgas politsei eest põgenemine, joobes juhtimine ja narkootikumide tarvitamise vahendite omamine. Mis puudutab esemeid, mille ta autost välja viskas, siis politseinikud läksid tagasi ja leidsid need üles ning selgus, et tegemist oli vaid ehtekarbi ja toiduga. Kes teab, võib-olla lisatakse talle ka prügi mahaviskamise süüdistus. Prügistamine. Toit. Toit. Viska meile süüa. Viska see aknast välja. Ma ei tea, miks ta naeratab. Olgu, Ronaldo. Tebi Ronaldol on auto ja ta keeldub peatamast. Anna meile teada, mis toimub. Olgu, jah, me jälitame neid. Ronaldol on auto, võtke ta sihikule, oleme neist veidi maas. Tähelepanu üksused, Florida liiklus, kell 7. Me liigume tagasi Kairo poole. Kiigi on kohe siit välja tulemas. Niipea kui ma peale saan, teen bitmanöövri. Otsin endiselt Tango Quani, ole väega siin, üksused välja, merevägi siia üles. Black Hawk 1, I'm right here. Just gonna give you a friend, he's coming out to you right now. Raadio, mobiiltelefoni teenus, tooge oma vanemad ette, härra. Vitt, kell 1, terror, raadioterror, lõunasuunaline terror. Lõunasuunaline hädaga. Pit. Wanna go for it? Hei, minge sealt välja! Mitte autos! Ma sain ta kätte. Olgu Black Hawk 7, meil on üks kinni peetud. Ja meil on bitmanööver tehtud. Kutsuge GSP. Okei. Suur aitäh! See on minu koer! Dolby, tere tulemast klubisse. Okei, mis toimub? Jah, muidugi. Sa vist ei tea, kus sa oled? Jah, muidugi. North Carter ja Tipli puiestee. Cheryl, sa ei suuda isegi Central Avenue'l sõita. Sa tsentraliseerisid lõpmatuse. Tule siia.
jah. Ma juba tean seda. GSP. Mis sa teed, mees? Kus sa arvasid, et sa pääsid sellega? Sa oled oll. Ta tegi vea. Kui vana sa oled? 19 mees. Tänan. Nüüd on sul kuritegu kirjas. Ilmselgelt tegid sina. Kuule, otsi see auto läbi, Davis. Jah, teeme seda kohe praegu. Sa ei oska ka sõita, mees. Hei, mees! Lähme, tuleme autosse. Kust sa pärit oled? Ei, see pole üldse naljakas. Kust sa pärit oled? Toon meid Lollilinnast, sa teed nalja. Kas saada? Mida sa teed? Ma mõtlen nagu. Ma ei kavatsenud sulle seeliga hingata. Tule nüüd! Jah, midagi sellist. Tuleme autosse. See on see telefon. See on minu telefon. Kokkupõrge tuvastatud. Mul pole mingit kokkupõrget olnud. Tema on avariis. Jaa. Õige. Kus LT on? Okay, Ja. Ma olin ka tulemas, aga kui nad ütlesid põhja, olin ma nagu okei, siis ütlesid nad lõuna. Ma olin nagu okei. No, ta ei teadnud, mida ta teeb. Jah, seda on näha. Õige. Sellest pole kahtlustki. Jah, täiesti õige. Nii et leitnant asetäitja Ronaldo üritas selle Infiniti autot peatada. See, mis juhtus, oli see, et auto kustutas kõik tuled ja üritas põgeneda. Me sõitsime mööda Battle Creeki. Me sõitsime edasi Battle Creek, tegime U-pöörde, tulime tagasi ja hakkasime liikuma siia Town Boulevardi poole, enne kui leitnant Carey suutis tema auto suhtes pitmanöövri teha. Ja nüüd on juht vahi all. Nii et ilmselgelt ei ole ta kunagi Clay maakonnas käinud. Nii et tere tulemast Clay maakonda. Papa oli seal, sellepärast ma pöörasin. Ma istusin seal ja panin tuled põlema. Ootasin. Vaatame, mis saab. Tule nüüd. Lähme. Vaata ennast, Ronaldo. Kuula nüüd, eks. Vaata ennast, sõber. Blackout 1. Pitti teeb minu auto 787. Vabandust, 7878. Sellel pole kahjustusi. Miks ma ei kuule sind selle peal? On AG. Nad püüdsid selle mehe kinni. Ja nüüd nad hakkavad otsima. Olgu. Niisiis, aseseriff Ronaldo üritas mingil põhjusel seda autot peatada. Ma ei ole kindel, miks. Aga igal juhul otsustas see auto tema eest põgeneda. Ma olin piirkonnas. Ta läks Battle Creeki tänavale, mis viid teises suunas, Jonesboro tee poole. Ma olin Terra puiesteel. Aseseriff Ronaldo teatas, et ta pöörab ringi ja tuleb tagasi Terra poole. Õnneks istusin ma seal ristmikul ja ootasin teda. Niipea kui ta möödus, panin ma oma tuled põlema. Ta keeras kõrvale ja tuli Terra puiesteel lõuna suunas. Et vähendada ohtu avalikkusele, otsustasin kohe tegutseda. Ma tegin talle kohe pitmanöövri. Ja me saime ta vahi alla. Nüüd saame teada, miks ta põgenes. Võib-olla ta lihtsalt põgenes ilma põhjuseta. Aga eks me näe. Kuule, kas sa juba kontrollisid tema andmeid? Jah. Kas tal on juhi luba peatatud või midagi sellist? Ta on täiesti puhas. Nii et tal pole mingit põhjust põgeneda. Tal polnud mingit põhjust põgeneda. Tal ei pildi tasku, aga ta ei näinud mind taga. Nii et okei. Tema juhi luba on korras. Me ei leidnud narkootikume ega relvi. Ta ei ole tagaotsitav. Autos ei ole ühtegi surnukeha. Nii et ta põgeneb, sõna otseses mõttes täiesti ilma põhjuseta. Nii et nüüd saab ta, ma ei tea, kas ta teab seda või mitte, aga Georgia osariigis, kui sind mõistetakse süüdi põgenemises ja politsei eest kõrvalehoidmises, siis on kohustuslik vähemalt 1 aasta pikkune vanglakaristus, mida pead kindlasti kandma. Nii et eks me näeme. See oli temast tõesti rumal niisama põgeneda, kui ta just midagi autost välja ei visanud. Auto on puhas, kõik on puhas. Kui sa midagi muud ei tee, siis auto on korras. Tema on korras. Pole juhtimisõiguse peatamist, mitte midagi. Ja auto on registreeritud, kindlustatud, kõik olemas. Mu telefonil on 1% akut. Ilmselt kohe sureb ära. Aga peab hindama seda. See ei juhtu eriti tihti. AI. Kus keegi põgeneb täiesti ilma põhjuseta. See on haruldane. Ma arvan, et kõige suurem üllatus minu jaoks oli see, et kohustuslik miinimumkaristus on 1 aasta. Isiklikult sooviksin, et rohkemates osariikides oleks see nõue olemas. Liiga paljud mehed teevad seda. Nad saavad kerge karistuse ja teevad seda ikka ja jälle uuesti. Ja me näeme seda kogu aeg. Ülejäänud avalikkus. See on kõik. Ja ülejäänud politseinikud teevad seda. Jah, hästi. Ma arvan, et meil on see pitmanööver, mille leitnant Carey seal tegi. Peatage sõiduk. Nii et siin see on jälle.
hästi. Pitt. Oleme tegevuspunktis. Pani selle lihtsana paistma, jah? See läks. Ja kui videot vaatad, siis tundub nagu aga tegelikult see pole nii lihtne. Ei, ma mõtlen, ta ütles selle siiski välja. Ta istus ristmikul, ootas kuni see läbi tuleb, seda ma kavatsen teha. Ja. Mees. Sõnapidaja mees. Vererõhk ei paistnudki tõusvat. Ja. Nüüd Claytoni maakonda Georgiasse. Leitnant Jonathan Kerry ja abisheriff Luis Ronaldo olid jälitamas sõidukit, mis põgenes liikluskontrolli käigus. Lõpuks jõudis leitnant Kerry põgenevale Infinityle järele. Proovis teha pitmanöövrit. Mis näis toimivad? Juht andis alla. Nad ei võtnud mingeid riske. See on leitnant Kerry, kes hüppab auto kapotile. Pahtlussalune võeti vahi alla, kuid nad ei suutnud välja mõelda, miks ta põgenes. Tema juhiluba on korras. Me ei leidnud ei narkootikume ega relvi. Ta ei ole tagaotsitav. Autos ei ole ühtegi surnukeha. Nii et ta põgeneb sõna otseses mõttes täiesti ilma põhjuseta. Selgub, et põhjus, miks ta ilmselt põgenes, oli see, et ta sõitis punase tulega üle ristmiku. Nii et selle asemel, et saada trahvi punase tule alt läbisõitmise eest, ootab teda nüüd vähemalt aastapikkune kohustuslik vanglakaristus põgenemise ja politsei eest kõrvalehoidmise eest. Kaotad oma auto. Mis? No, yeah. Tõeline rumal tegu. Kell on 6:30 õhtul ja ohvitser Josh Middleton Hazeni politseist üritab seda 2006. aasta Dodge Chargerit liiklusrikkumise eest teatada. Tulge nüüd, ma ei tea, mida ta teeb. Ta loobib mingit kotti ringi. Me oleme rambi lõpus. Pane see kinni! Lülita see välja. Lülita auto välja. Juht keeldub mootorit välja ülitamast. Lülita see välja. Ja just nii, ta sõidab minema. Ta põgeneb, ta keeras vasakule. Me läheme üle viadukti. Me läheme tagasi maanteele. Ei, ta sõidab vales suunas. Ta üritab ümber pöörata. Ma tabasin teda. Ja ta sõitis talle uuesti sisse. Tulge nüüd, me oleme idasuunalise rambi peal. Ta põgeneb endiselt minu eest. Juht üritab nüüd põgeneda. Okei. Nüüd püsi täpselt selles reas. Sõites tagurpidi. Ma olen talle 2 korda pitmanöövri teinud. Ta keerutab end ikka oma tolbisringi. Siin samas. Me põrkame kogu aeg kokku. Tule juba! Pea! Põõsas! Lülita see välja! Hetse! Lülita see välja! Tal on juht relvaähvardusel kinni. Põõsas! Aga selle asemel, et alla anda, annab juht lihtsalt gaasi juurde. Võtke kinni, daamid! Sergeant Clayton Dillon jõuab sündmuskohale. Mine! Ta kihutab jälle minema. Ja seal ta läheb jälle, kihutab tolmupilve saatel minema. Clayton, ma ei näe. Jah, nii et me läheme tagasi üle viadukti. Sõidame loopsist mööda. Tal on tagaosa lahti, paistab, et see on lahti, ta kaotab kohe juhitavuse. Clayton, tule minust mööda, tule! Sergeant Dillon võtab nüüd juhtauto rolli selles jälituses üle. Köögi, lase Clayton mööda! Charger, mille tavasild on nüüd katki, võitleb kontrolli säilitamisega. Olgu, me jõuame kohe Hamner Roadi juurde. Tal on keskseis.
Kuki, lase mind mööda, tema on mulle juba kahju teinud. Löö mind. Kes iganes meie poole tuleb, jälgi teda, ta on mind juba 2 korda tabanud. T4, mul on nogad siin paigas. Siin, olgu, Leighton, tagane. Ees ootab politseinik koos ogatõkkega. Võtke varju, võtke varju. Ta keerab, et ogasid vältida ja sõidab veoautole otsa. Ta ei tabanud, vaid sõitis veoautole otsa. Ja ikkagi auto jätkab sõitu, kuid mitte kauaks. Sa tahad minna, viige ta nüüd välja. Ma hakkan kõigile helistama. Tuld! Tabamuus! Tabamuus! Tulistad teda! Nad on nüüd juhi relva ähvardusel ümber piiranud. Tule kurat välja! Montueni sõiduk üle! Kuki, kontrolli sõiduk üle! Noh, see oli rumal. Ma tean. Ja ta võetakse vahi alla. Miks sa ei peatanud? Kuule, sul on nüüd süüdistusi raskes politsei eest põgenemises ja veel terve rida muid süüdistusi. Kas ma saan täna õhtul välja? Ei, kindlasti mitte. Juht, Terlin Salli, ütles hiljem politseinikele, et otsustas põgeneda, sest varem oli tal alati õnnestunud pääseda, aga seekord mitte. Võib-olla põgenes ta ka sellepärast, et tal oli autos 2 naela kanepit. Aga see naeratus tema näol tundub peaaegu nagu ta ütleks. Aga tead mis? See oli lõbus. Ma ei tea. Ma lihtsalt ütlen, vaata tema nägu seal tema arreteerimisfotol. Tema näoilme võib olla veidi teistsugune, kui ta oma autot näed. Jah, see on tõsi. Tead, kui ta hiljem sellele autole korralikult pilgu peale viskab, see saab jah. Ja, eks. Jaa.